tervitust kultuuriööl teil siin Lauliku laval. Tere! Kõik on vist palju teatris käinud ja teavad, et ega publik ju ei räägi. Meie etendus on selline ja selle etendus on selline, kus publik ehk teie, need, kes vaatavad, vahepeal ikka saate rääkida ka, aga seda proovime teha parasjagu piisavalt, eks ole? Ja kui ma küsin, siis võite julgesti ütelda. Ja nagu ikka, et viisakalt proovime, et korraga ei ütle, aga ükshaaval. Nõndaks, kas te teate, mis on selle etenduse pealkiri? Kes ütleb? Palun? Kuldkalake. Aga kas keegi teab, mis aastal ja kes selle kirjutas? Sa tead, kes kirjutas? Toomas! See on mulle uudis. On küll olnud, et mõnikord öeldakse, et ma ise ja see on tore kompliment, aga Toomasest ma ei tea. See mees oli Aleksandr Puškin. Kes on kuulnud Puškinit? Ja meil on Eestis sarnase nimega, kui te muidugi teda ka võib-olla väga ei tea, on Baskin selline teatrimees. Nüüd ma istusin juhme ära. Vaat selline, et tuli tagasi, ma tean, et ma ei tohi toetada, ma olen väga sirge seljaga olen. Meil on nagu Baskin ja siis Venemaal oli Aleksandr Puškin. Ma näitan teile numbreid õhku ja see oli see aasta, mis aastal Puškin selle muinasjutu kirjutas. Teie öelge, mis aasta oli? 1833. See on peaaegu 200 aastat tagasi. Mis te arvate? Kas tänapäeva inimesed erinevad palju neist inimestest, kes elasid 200 aastat tagasi? Vist mitte. Ma olen sinuga üsna ühte meelt. Et vist mitte, riided on teised, isegi arvatakse, et inimesed on nüüd natuke pikemad kui varem ja vist ka nii on. Aga ega inimese loomus ju suurt ei muutu. Võib-olla muutub. Eks see natuke enda teha ka ja kodu teha, kus sa elad. Eks ole? Nii. Puškin oli romantik. Romantikuteks kutsutakse neid loojaid, selle perioodi loojaid, kes unistasid palju. Nad fantaseerisid palju ja näiteks iseloomulik on neile, et nad ei olnud selle eluga rahul ja mõtlesid välja igasuguseid loomi, linde ja ka kalasid, kes räägivad inimeste keeles. Kujuta ette, kellel on koduteel näiteks tuleb mõni orav vastu või koer? Kellel tavaliselt on mõned? Kellel on loomad kodus? Sul on koer. Kujuta ette, kui sa lähed koju, kuidas su nimi on? Miia. Sa lähed koju täiesti tavaliselt, teed kutsule pai ja kutsu ütleb, Miia, mul oli nii igav olla. No mõtle, eks igastahes need romantismi loojad arvasid, et inimeste keeles võiksid need kalad, linnud ja loomad rääkida. Nõndaks. Ja kuna Puškin oli romantik, siis me valisime ka põhilise helilooja romantiku. Tema nimi oli Frédéric Chopin ja tema elas Poola maal. Samal ajal kui Puškin Venemaal. No enam vähem. Nemad omavahel kokku ei puutunud, tuttavad ka vist ei olnud, aga meil nad sobivad kokku. Ja nüüd ma teen selle eksami ära. Kõik teavad, et eksam tuleb täna. Küll. Öelge, mida on vaja, et ühte teatrietendust teha? Lava ehk kohta, just. Vähemalt ühte näitlejat, õige? Just, sa oled Peeter Pruuki lugenud. Kui üks on laval ja üks on saalis, saab juba teatrit teha. Väga hea. Mis veel on vaja? Dekoratsioone, just nimelt. Aga dekoratsioonidega on teatris selline imelik asi, et näiteks see maja on justkui ka dekoratsioon, kuigi ka koht. Ütleme, see on dekoratsioon. Aga kui see oleks hästi väike, 20 korda väiksem, siis ta oleks rekvisiit. Kus see piir läheb, me ei tea. Väiksed asjad on nagu rekvisiidid ja suured on juba dekoratsioonid. Mis veel? Jah. Valgustust. Muidu ei näe. Ja varsti läheb pimedaks, siis on hea näha, et midagi ei näe. Aga õnneks meil on valgus. See, kui kodus on lambid, kuidas need on? Mis nimega? Prožektorid.
sihuke värk. Ja siis on veel üks oluline asi, mis teatris on tihtipeale, on muusika. Ei pea alati olema, aga muusika on selline hea meeleolu looja. Muide, tulge lapsega siia, mul on valus vaadata, siin on 3 vaba kohta ja te seisate, väsite ära, tulge. Laps näeb ilusti ja teie ka, siin on tõesti 3 kohta täiesti olemas ja kuskil veel, et siis jah, need sinna või siit on natuke lähem, et paigutuge ära, tulge ilusti julgelt kohe siia riidade vahele. Eksam on hästi sooritatud, võite teatrikooli minna või mitte siis teatrikooli näitlejaks, võib siis õpetajaks ka minna. Aga see selleks. Meie tahtsimegi jõuda selleni, et muusika on teatris oluline. Ja sellepärast Ulla, kes on muusikat õppinud ja teab hästi palju lugusid, ole hea. Mängi meile ühte lugu, mida me võiksime teada. Väike jupikene. Meeldib, kui neile plaksutatakse. Nii, nüüd aga hüppame ajas 3-40 aastat tagasi, kui teie vanaemad ja vanaisad, kes te siin istute ees, said tuttavaks, tegid oma esimesed musid ja see on normaalne. Ja hakkasid sündima teie issid ja teie emmed. Oli üks ansambel, keda väga palju armastati, siiamaani on ta populaarne. Ja see ansambel mängis sellist lugu. Tuleb tuttav ette? Vanadel ikka tuleb. Vanadel. Mis see ansambel oli? Appa. Kirjutatakse keskel 2 B-ga. Appa. Meie aga hüppame ajas veel mõnikümmend aastat tagasi ja üks Eesti helilooja kirjutas järgneva muusikalise pala. Kes see oli? Valgre Raimond, eks ole. Me käisime Läti piiri ääres hiljuti mängimas ja seal oli üks umbes 5,5-aastane poiss. Ja tema hästi kiiresti tahtis öelda, sest ta teadis seda. Ütles, Raimond Spouts, Raimond Valgre. Aga see on tore, Valgret tuleb ka teada. Oi. Mul läks meelest ära, meil on ju etenduse pikkus planeeritud ja pärast veel tulevad pillimängijad ka peale ja et me peame õigel ajal ära lõpetama, aga Ulla teab nii palju lugusid ja mina ka veel, et me teeme nüüd nii, et ühe loo me mängime veel ja siis oleme hopsti Puškini ja Chopini ajastus romantismis, eks ole? Ja palun. Elasid kord Eite taati sinise mere rannal. Kehvas onnis nad mööda saatsid aastaid 3 üle 30. Taat see paadiga hulpis merel, Eitaga kodus ketras vokki. Heitis taat kord merre nooda. Oota, kas keegi teab, mida võib tähendada nooda? Ei ole, temal oligi mõeldud. Muusikal peab alati, et klaveri noot. Ei ole, noot on noodi. Aga mis veel võib olla, mis võib olla nooda?
äkki mingi võrk, äkki näiteks kalapüügivõrk. Just nimelt. Nii, appi. Assa, kui hästi püüab. Nii. Heitis taat kord merre nooda. Ainult kõntsa jäi nooda pärra. Teist korda taat heitis merre nooda. Nood tõi kaasa vaid meriheina. Kolmat korda taat heitis merre nooda ja nooda päras kalake siples. Kuidas kalake paluma hakkas. Inimkeeli anusta taati. Kallis taadike, lase mind merre. Heldelt selle eest tasun ma sulle, teotan kõike, mida vaid soovid. Kus taat ja imestas väga. Eluaeg käin noodaga merel, rääkimas veel pole kuulnud kala. Ja kuldse kala ta laskis vette, ise talle lahkesti lausus. Jumal sinuga, kalade isand, polegi tarvis mulle su tasu. Uju pealegi sinises meres, rända rõõmsalt veealuste peres. Ja kala ju pakkus talle, et päästa lase mind merre. Heldelt tasun ma selle eest sulle, tõotan kõike, mida vaid soovid. Kõike, mida taat vaid soovib. Ja taadile tundus see imelik. Suure kiiruga jooksis ta koju ja eidele ta uudise kiiresti viis. Täna jäi merel kala mu noota. Mitte harilik, vaid kuldne. Rääkis see kala inimkeeli ja koju merre palus end lasta. Heldelt selle eest tasuda lubas, tõotas kõike, mida vaid soovin. Ei, ma talt tasu saada tahtnud. Lasksin ta niisama tagasi merre. Eitaga kurjasti riidlema hakkas. Sina loll pea. Viimane tohman. Kalalt ei mõistnud midagi nõuda. Otsemaid teed, mine mereranda. Tervita kala ja küsi talt küna. Meie oma on ammugi lõhki. Kas te teate, mis küna on? Loomade sööginõu. Taat läks uuesti sinise mereranda. Meri kergelt õõtsuma hakkas. Kutsus taat seal kuldset kala ja ujuski kalada juurde ja küsis. Ütle taadike, mida sa soovid? Kalade kuningas, heida armu, eit mul riidleb ja rahu ei anna. Uut vastset küna ta saada soovib. Ära muretse taat, mine koju, sündigu nõnda, küna te peate saama. Läheb siis taat koju eide juurde ja mida ta näeb? Juba eidel on vastne küna. Eitaga jällegi riidlema hakkas. Sina loll ja viimane tohman. Küsida oskas see tobu vaid küna. Künast küll ilmata palju on kasu. Otsemaid teed, mine mereranda. Tervita kala. Ja tarekest nõua. Kas te teate, mis on tareke? Maja. Taat läks uuesti sinise mereranda. Rahutuks muutus sinine meri. Kutsus taat seal kuldset kala ja ujuski kalada juurde ning küsis. Ütle taadike, mida sa soovid? Kalade kuningas, heida armu, eit mul riidleb ja rahu ei anna. Uut tarekest endale saada ta soovib. Ära muretse taat, mine koju, sündigu nõnda, saate ka tare. Läheb siis taat koju oma hurtsiku juurde, pole jälgegi hurtsikust enam. Seisab seal ärklikambriga tare.
korsten valgeks lubjatud ülal, ees aga tammelippidest tehtud värav. No nii, pole paha ju ühe päeva kohta, eks ole? No mis te arvate, mis Heit tegi? Hakkas jälle riidlema, just. Oh, sina loll pea, viimane tohman. Küsid, oskas see tobu vaid tared? Otsemaid teed, mine mereranda, tervita kala, talunaiseks ma jääda ei taha. Tahan olla auväärne aadlik. Taat läks Sinise mere randa. Tumedaks tõmbus Sinine meri. Kutsus Taat seal kuldset kala, ujuski kalada juurde ja küsis. Ütle, Taadike, mida sina soovid? Kalade kuningas, heida armu, Heit mul riidleb. Riidleb ja rahu ei anna. Enam ta talupoeg olla ei soovi, tahab olla auväärt aadlik. Taat, mine koju. Anna andeks. Läheb siis Taat mereranda ja mida ta näeb? Viib koju ja seal seisab härraste maja. Lävepakul seisab trepp, Heit seljast sooblinahkne jakk, lauba kohal brokaadist tehe, hallid pärliged ümber kaela, särav sõrmus igas sõrmes, jalas kõrged ja toredad saapad, sagib ta ümber teenrite kari, Heit aga neile hoope jagab. Ütleb siis Taat oma Heidele nõnda. Tere, auväärt aadliku proua. Vist sul nüüd süda on rahul. Heit aga vihastab, mis kole hobuse talli saadab Taadi. See võib hobuse tall olla teatris, eks ole? Hobuse talli saadab Taadi. Mööda läheb nädal ja teine. Heidel hakkab kole igav. Taat! Taat! Kus Taat on? Kus Taat on? Tooli all. Mis sa ajad? Tooli alla ei mahu ükski Taat. Kus Taat on? Laudas. Meil pole lauta. Keldrisse ei usu. Hobuse tallis muidugi. Mine ja tervita oma kala. Aadlik olla ma enam ei taha. Tahan olla võimas tsarinna. Hull Heit. Kas sul üldse aru on peas? Istuda, astuda ise ei mõista. Ajad nii naerma terve riigi. Heit aga astu kõrvu äigas Taadile. Kuidas sina maamats vaielda julged sellega, kes on auväärt aadlik? Otsemaid teed mine mereranda või sind sina viima lasen. Fui. Kuidas sina maamats vaielda julged sellega, kes on auväärt aadlik? Otsemaid teed mine mereranda või sind sina viima lasen. Tere, külalised. Kuidas sina pianist siin istuda? Appi. Ei, pole võimalik. Palun vabandust. Kui mina poleks pidanud Heide sõnu ütlema, siis mina isiklikult ei oleks nii rääkinud. Vist.
kas teie oleksite nii rääkinud nagu Heit? Kindel? Suured ka? Kindel? Väga hea. Aga mis te arvate, miks Heit niimoodi käitus? Tahtis ja tahtis. Ahnus on kuri asi, aga miks inimesed on ahned? Mis te arvate? Mis te arvate, miks inimesed on niimoodi ahned? Hästi, ma küsin parem nii. Mis te arvate, kas inimesed tänapäeval on vähem ahned kui 200 aastat tagasi? Ei ole, vaatate uudiseid, jah? Mina olen mõelnud ka igate moodi, aga mulle tundub, et see on nii ja naa. Et eks see natuke ikka enda teha ka, et kui ahne sa oled, et saad harjutada, et ei ole nii ahne, kui tundub, et läheb. Aga teate, mis oli selle asja hea pool? Kui need aadlikud niimoodi elasid, siis nad ei teinud tööd ja siis tegelikult hakkas neil igav. Ja siis nad tegid palju pidusid ja tol ajal ei olnud üldse nii palju muusikat nagu praegu. Ja siis heliloojad said tööd, see oli hea külg. Ja Chopin seal hulgas. Ja muide, just sel ajal, 19. sajandi esimene pool, mis aasta oli, eks, kui meil oli 1833, just umbes sellel ajal sai üks tants maailmas väga armastatuks. Mis te arvate, mis tants see on? See on praegu ka väga tähtis. Teeme aplausi. See oli nii 10-sse kohe. Tubli poiss. Aga kas sa tead ka, miks valss? Sa tead? No aga kui sa siin kutsutakse presidendi vastuvõtule, sa pead valssi ostkama, eks ole, see on tänapäeva tants ka. No sul on hea. Aga vaat, ma jõuan selleni kohe. Muide, aga enne ma räägin ära, miks valss oli väga populaarne. Sellepärast, et olete näinud neid filmides, kus tantsitakse niimoodi, hoitakse näpudega kinni ja vaadatakse mujale veel ka. Olete näinud? See on selline vana aja komme, ei sobinud silma vaadata, lobiseda ka ei tohtinud. Noh, aga valsi puhul läksid sammud lihtsamaks ja tohtis kõige tähtsam asi ümbert kinni võtta. Ja see inimestele meeldis. Ma näitan teile kohe ette, oletame, et ma olen mees ennem valsi aega. Tahaks tantsida. Orkester mängib, naine on ka, või vaata teid, vaata kujutelda. Kuidas olla viisakas, anda märku, panen näpud valmis. Nüüd ma olen see naine ennem valsi aega. Tahaks tantsida, orkester mängib, mees on ka, näpud valmis, tahab ka tantsida. Nii, valsi ajal seda enam polnud vaja, aga neil naistel olid korsetid. See on selline väike vest, mis tõmmati selja tagant nii kinni nööridega, et hingata oli valus. Tähendab selles mõttes, et ei saanudki peaaegu hingata. Ja kujutage ette, kui te nüüd niimoodi hingata ei saa ja tantsite. Ja siis tuli valsi aeg. Palju lihtsamaks läks. Ja seda valsi juttu ma ei räägi üldse niisama. Kas teie käite lasteaias siin veel, eks vist? Oletame, et te olete ühel aastal kõik lasteaiarühmad läbi käinud, lasteaiast öeldakse head aega, et minge nüüd kuhu? Kooli. Nüüd kõik, kes te olete koolilapsed ka, et te ühel hetkel olete lõpetanud gümnaasiumi ära. Mis te siis teete? Tööle? Võib-olla põhikooli peale gümnaasiumi. Õpetajaks võib-olla siis. Jah, aga kui kõik kool on läbi, tööle, ülikooli ja vaat sellel ajal paljud mõtlevad, on aeg hakata ise isiks või emmeks. Teie ise, jaa. Ja paljud, no me teame seda, ei. Vaata, kes siin istuvad, kõik nad tegid omal ajal tagasi niimoodi, et ei. Aga paljud teevad pulmad ja pulmades on esimene tants tavaliselt valss. Ja mina, kui ma olin 4. klassi poiss, meil olid koolis valsitunnid ja ma olin laisk. Siiamaani kardan natuke valssi tantsida. Et ma selles mõttes näitan teile ette, et kui tundub, et on liiga raske, siis teate, et hakake peale, seda läheb vaja. Ja kui tundub kerge, no siis hakake natuke hiljem. Aga selleks mul oleks vaja, et üks emme tuleks siia, kes teeb muga paar valsi sammu. Kes see emme võiks olla?
sa oled valmis juba peaaegu, jah? No plaksutame ta lavale. Tule. Nii, ole hea, tule siia. Kuidas sul valsiga on? Noh, mul on peaaegu võib-olla. Aga ma vaatan, et sa siin üsna tänapäevane, et ma panen sulle natukene kaasaja riide või sinna, selge, see oli mõõt. Võtame natukene Puškini ja romantismi aega siin, eks ole? Nii, näiteks, siis sa näed niimoodi välja, nagu nemad selle tol ajal nägid. Paneme siit üle õlgade, siin on üks väike konks, vaata, pane kinni. Ja sul on mütsi ka tarvis. Mütsi nimi on kübar. Nii, vaata, roosa. Selge, see peaks olema. Nii, see läheb natuke viltu, niimoodi, ja siis tõmbad niimoodi ja ilusa šleifidega sinna. Ja see on sellepärast, et kui ta läheb hobusega ratsutama, siis tuul ei vii kübarat peast ära, eks ole? Väga hea, nüüd me teeme valssi poole aeglasemalt. See ei ole aeglane valss, see on tavaline valss poole aeglasemalt. Lobiseda võib ka. Näete, niimoodi võibki unustada ennast tantsima, eks ole? Vaat seda aeglast on väga raske teha, eks? Kipub kohe väga minema kiiremini. Ja siin üks pööre võiks veel mingil hetkel tulla, jah? Peale etendust anna riidet tagasi, praegu võid võtta endale. Tegite pilti, aga avaldada ei tohi ilma tema loata, teate, eks? Võid ja pärast anna, võtta sinna kaasa. Kus see etendus pooleli jäi? Tuli meelde, just. Kuidas sina Mats vaielda julged sellega, kes on auväärt aadlik? Otsa ma ei teed mine mereranda või sind sinna viia ma lasen. Ja Taat läks uuesti Sinise mereranda. Mustaks tõmbus Sinine meri. Kutsus Taat seal kuldset kala ja ujuski kalada juurde ja küsis. Ütle Taadike, mida sina soovid? Kalade kuningas, heida armu. Eit mul riidleb ja rahu ei anna. Enam ta aadlik olla ei soovi, tahab olla vägev tsarinna. Taat, mine koju, sündigu nõnda, saagu sinu eidest tsarinna. Anna andeks. Läheb siis Taat koju eide juurde ja mida ta näeb? Seal saariloss seisab. Vaatab Taat, lossisaalis ongi tema eit ja ongi tsarinna. Ümberringi teenivad teda pojaarid. Eit istub lauas, joob võõrama veini ja präänikuid pureb. Seisavad ta selja taga kurjade nägudega, teravate kirvestega valvemehed. Ütleb siis Taat oma eidele nõnda. Tere, auväärt tsarinna. Vist sul viimaks hing on rahul. Eitaga vaatamata ta poole lossist minema saata ta käskis. Tormasid trobikonnas pojaarid, jagasid Taadile valusaid vopse. Tulevad ka hirmsate nägudega, teravate kirvestega valvemehed. Kes aitab Taadi ära peita? Kes aitab Taadi ära peita? Tule siis ruttu. Nii, tule. Nii, seisa siia. Nii, seisa mu kõrvale. Nii. Tee selline nägu, et siin ei ole. Võta. Mine nüüd toolile tagasi ja hästi märkamatult. Tulevad hirmsate nägudega valvemehed. Jaa!
kus taat on? Ei tea. Sina oledki taat. Ei, sul ei ole habent. Kus taat on? Ja nii juhtuski, et taat pääses ja valvemehed jäid tühjade kätega. Taat hädavaevalt eluga pääses. Rahvas naeris veel peale kauba. Kulubki ära, ma mühkam sulle teiseks korraks ehk tarkust kogud, ei tasu istuda võõrasse rekke. Saite aru või? Ei tasu istuda võõrasse rekke. No ära topi nina võõrasse asja vist umbes nii. No enam-vähem. Aga mööda läks jällegi nädal ja teine. Eit saatis pojaarid otsima taati. Lasi ta enese juurde tuua. Nüüd sa võid tagasi anda. Ära viska. Nii. Ma loodan, et saite natuke sõbraks. Ütleb siis Eit oma taadile nõnda. Mine jääd tervitama, kala. Tsarinna ma olla enam ei taha. Tahan olla merede valitseja, et elada võiksin ma sinises meres, et kuldne kala mind teenib, täidab täpselt kõik minu käsud. Vastu hakata taati ei söanda, öelda ei julge ainsatki sõna. Läheb ta sinise mere randa, meri on sünge ja vahul, tormavad randa vihased lained. Tõusevad, langevad, pühavad valjult. Kutsub taat seal kuldset kala ja ujubki kalada juurde ja küsib. Ütle taadike, mida sina soovid? Kalade kuningas Heida armu, mida küll riiaka Heidega teha? Enam ei taha ta olla tsarinna, tahab elada sinises meres ja olla merede valitseja, et sina täidaksid kõik, mida tema käsi. Sõnagi enam ei ütelnud kala. Lõi sabaga laksu vaid korra ja läks, ujus sügava mere põhja. Taat aga kaua veel ootas rannas. Istus ja istus. Viimaks läks koju. Ja mida ta näeb? Seal seisab seesama nende vana hurtsik, mille uksemademel istub Eit, kelle jalge ees on seesama lõhkine küna. Kui me seda muinasjuttu mõtlesime, et kuidas see teatris võiks olla, siis üks mõte käis kogu aeg läbi, et meie kõigi võimuses on teha nii, et maailmas on vähemalt üks hea, tore, tark ja tubli inimene. Ja see inimene oled sina ise. Väga tore, aitäh teile. Tuletan meelde, et siin on see raamat, kuhu saab kirjutada meili aadressi, kes tahaks tulevikus teada, mis siin toimuma hakkab. Kes ütleb kella? Kellel on kell? 7:08. No ma arvan, et umbes 20 minutit me teeme ikka pausi või nii, et 5 minutit peale 8 või umbes nii, sõltub juba Päärust ja Indrekust. Astuvad lavale nemad, meie paneme siin oma asjad veidi tahapoole, kohvik on, võite aias ringi käia, võite õuna võtta, tundke ennast hästi, umbes 25 minutit pausi või 20 kindlasti. Ja kirjutage, kes tahab, kirjutage meile. Aitäh sulle. Aavo, sa võid minu heli maha võtta.